Tipikate rattamatkaklubi on TTÜ tudengeid ja vilistlasi koondav organisatsioon, mis korraldab ja naudib rattamatku juba 17 aastat. Traditsiooni kohaselt viidi ka 2017. aasta osalejad TTÜ eest matkale bussi ja rekkaga. Kellele buss on liiga lihtne lahendus, pedaalivad Tipikate rattamatkale Tallinnast jalgrattaga. Selleks aga tuleb startida päev varem. Miks sa osa võtad? Ma ei tea, imelik on. Ma ei tea, mulle lihtsalt meeldib rattaga nii väga sõita. Tahan tervitada Karel Kundratsit, kes on tööl ja on nõrk see aasta. Tähelepanu, valmis olla! 2017. aasta matk viis Tipikad ja sõbrad Lääne-Virumaale. Matka alguspunktiks oli moeküla koos moepiirituse tehasega. Velod rekkalt maha laaditud, uurisime, kuidas inimesed ennast tunnevad. Kas sa oled esimest korda või mitmendat korda juba? No jumala esimest korda. Ja mis tunne on? Hästi. Kõik on hästi. Kuidas emotsioon on? Väga hea on, väga lahe on, hea tugevalt grupiga sõita. Natuke vigased oleme, aga hakkama saame. Ja jõudsite esimesena, kuidas nii kiiresti? Sest me alustasime kõvasti varem, 4 minutit. Sellise väikse peaga tuleb nii palju tööd ära teha, et rajal püsida ja hakkama saada. Siis peame tegema ikkagi nagu siukse patsi, et seisab ka korralik. Kuidas see tuuletakistust mõjutab? Ma katsusin ikkagi niimoodi vaatama, kui sa näed, et see läheb siit niimoodi lainega, et õhuvoog peaks käima nagu siit kahel poolt. Et siin on väike nagu potentsiaal turbulentsi tekkeks, aga muidu peaks suht okei olema. Lisaks sisulisele programmile pakkus rattamatkaklubi ka praktilisi mugavusi, professionaalne pump ja kvaliteetne ketiõli. Moepiirituse tehases. Seejärel asuti teele Karurajale, mis oleks siiani üks nimeta metsalõik, kui meie klubiliige Rain Kattai ei oleks seal kunagi oma lõpuks sõitnud ja karuga kohtunud. Mis rajalt meelde jäi? See, kuidas ma külili käisin muda sisse, see oli meelde jääv. Kas sa karu nägid või? Ei, aga urinat oli ette kuulutada. Ma tean, et karu vist enne nagu ei olnudki nähtud, et urina järgi oli teada, et pidi karu olema. Aga mis tegema peab, kui karu tulebki vastu? No tasub sõbralik olla, aga selles mõttes, et karu on ka inimene. Ma tasu nagu ülbitsema hakata. Väga hea. Mis sellelt rajalt meelde jäi? Karu. Karu? Mis karu tegi? Mõmm. Karurada oli koht, kus alustasime Tipikate rattamatkaklubi uue traditsiooniga. Tipika õlu ja selle versioonid Hele, Tume ja Ipa sobisid kuumal metsarajal nagu rusikas silmaauku. Mida me küll teeksime ilma traditsioonideta? Jumma hea. Väga mõnus. Tasub matkale tulla järgmisel aastal ka. Peale Karurada tegime ujumispausi, jätkasime sõitu ja suve nautimist. Üks korralik matk sisaldab korralikku puhkust ja korralikule matkale järgnes korralik ekskursioon ettevõttes Palmse Mehaanikakoda, mis oli üks omakandi korralikumaid ettevõtteid. Meid võtsid vastu ettevõtte insenerid ja neilt võis küsida kõike. Mis võiks olla idüllilisem, kui vahetada rehvi tuulisel põlluserval? Ilmselt ainult see, kui kolleegid tulevad appi kummi pumpama ja pealt vaatama. Ainult väga kõvad sõitjad sõidavad nii, et tere päev on esimene pidur peal. Kas üks oled sina? Üks olen mina. Ohandu looduskeskuses tutvustas juhataja Tiina Neljandik meile Eesti metsade seisukorda ja meie istusime murul.
päikeseloojanguks vurasime Kingu tallu telklaagrisse. Et vaim püsiks virge, käis meil külas Vihula vallavanem Annes Naan, kes rääkis haldusreformist Haljala ja Vihula valla ühinemise näitel. Õhtusöögiks grillisid saatetiimid kõigile sealiha, kanaliha ja toorvorste. Lisaks sai juurde võtta leiba, tomateid, kurki ja kastmeid. Seal, kus sauna pole, sinna võtavad tipikad sauna kaasa. Nii oli ka sel aastal. Munakeedu toimkonna liikmed olid nii hakkajad, et ei pidanud paljuks minna vett tooma jalgsi üle hobuse kopli. Kristjanil ja Markol olid kaasas kitarrid. Tänu neile kostis lauluviis seni, kuni väsinuna telki õndsasse unne vajusime. Ma olen mitu aastat olnud tipikate rattamatka filmitiimis ja olen alati tahtnud mingi stabiilse asjaga filmida. Ja lõpuks ometi on olemas Karma on toote nimi ja see filmib super hästi, sellepärast meil on vaja filmida ratta pealt, spontaanselt, kohe, järsku. Ja filmisin ka niimoodi, et sõitsime 30-ga ja filmisin selja tagant tulevaid inimesi. Ja ma ei ole veel kaadrit näinud, aga ma arvan, et need on väga head. Karma grippi saab osta Eestis matkaspordist. Poed on Tallinnas mitmes kohas, ka teistes linnades. Tere hommikust, ratturid! Ma tahaksin, et te tuleksite ühte asja tähistama. Nimelt on selle ruupori jaoks esimene kord üldse teid äratada. Eelmine ruupor tegi seda 7 aastat. Teine päev algas päikesepaisteliselt. Linnud laulsid ja Jaanus lasi äratuseks ruuporist alarmi. Hommikusöögiks oli puder moosiga, võileivad ja keedetud munad. Kui kõhud täis, seati suund Vainu peale, kus sai hinge tõmmata ja merd vaadata. Külm on, jalgades hakkas tunne ära kaduma ja... Aga oli hea vaheldus pikale metsarajale. Kusjuures nüüd nagu hakkab järjest parem, sa tuled välja, uhkan võrreldes selle veega väga soe. Tipikate rattamatkad on maailma parimad! Pärast Vainupead külastasime kodukohvikut, kus kiiremad ostsid jäätist. Tee viis meid edasi peatuspaika Toolse ordulinnuse juures. Uurisime arhitektuurimälestist ja panime end valmis rattasõiduks Kundasse. Meelis, sina oled poes näinud Toolse leiba? Ikka olen, jah. Kuidas maitses? Ma poes näkin, ma ei osta siis. Kuidas sulle maitseb Toolse leib? Väga hästi, siit tuleb. Kõhud täis jagunes grupp 3. Esimene läks külastama Estonian Celli,
teine Kunda Nordic Tsementi ja kolmas seltskond suundus tsemendi ajalooga tutvuma Kunda tsemendimuuseumisse. Tee viis meid edasi Pardimäele, kus kohtuti etenduskunstniku Kaja Kannuga. Kaja rääkis tsirkusest ja Pardimäe lokaalist. Edasi liiguti Viru-Nigula suunas. Päeva viimane poekülastus oli Juhtnas, kus tugevamad said õhtuse peovarusid täiendada. Miks keegi peaks tulema üldse rattamatkale? Ma arvan, et siin saab iga nurga peal saab nalja ja ma olen esimest korda ja ma arvan, et see ei jää viimaseks. Lapsed kõik kodus, kes te olete, et kui päästeteenistus räägib, et tundmatus kohas vette pea ees hüpata ei tohi, siis sellel on tõepõhi taga, et seda vist räägivad inimesed, kes teavad midagi. Nüüd saib mina ka teada. Teel Telkraagrisse külastati Vaeküla, kus kiiremad jõudsid tutvuda kohaliku eluga. Don't sweat the technique. Let's trace the hits and check the file. Let's see who bit the dissect the style. I flip the script so they can't get filed. That's when I speak, they freak to sweat the technique. Ööbimiskoht oli Samplamäe hostelis. Kui telgid üleval ja Seljanka söödud, saime kuulata loengut TTÜ vilistlase Rainer Sternfeldi poolt. Rainer rääkis meile Planet OS-ist ja enda põnevatest tegemistest. Õhtu lõpetas disko, mille eestvedajateks olid DJ Aiks ja DJ Kaupo. See on see, kui teine demensioon. Lähed kõike mõista püüdes, kui taru ei saa. Mitu korda sa arvasid, et su rehv katki võiks minna? 0. Mitu siserehvi sul kaasas oli? 3. Mis optikat seekord kasutati põhikaameral rattamatkal? See aasta kasutasime Canoni 16-35 mm objektiivi. Sellel on stabilisaator. Eelmine aasta oli meil üks Sigma objektiiv, mis oli ilma stabilisaatorita ja reaalsuses me veetsime montaažis kuskil, no ma julgen öelda, et mingi 4-5 tundi selle peale, et lihtsalt stabiliseerida kõik need väiksed klipid ära, mis meil olid. Overall toetas meid väga lahkelt selle objektiiviga, nii et soovitan kõigil minna Overalli ja proovida. Mitu kraapsu sinna peale tuli? 0. Hommik mõõdakul algas soojalt ja päikeseliselt. Ärkamisel aitasid rattureid kuum puder, maitsvad võileivad ja öösel keedetud munad. Asjad pakitud, rattad teekonnaks valmis, starditi üheskoos Samplamäe hostelist päeva esimesele rattasõidule. Vahepeatus viis ratturid Tobeduse monumendi juurde. Tutvuti kunstiteosega, mõtiskleti monumendi tähenduse üle ning jätkati teekonda suviste põldude ja metsade vahel. Täna ma tean, palju on hea, minus enda sügaval. Täna on hea, palju on head, mu enda maailmas ja ma kaunis päeva kiidan. Põlula kalakasvatuskeskusest tervitas rattureid keskuse esindaja.
Filmi vaadates saadi teada, kuidas jõuab lõhe kalakasvatusest Põhja-Eesti jõgedesse. Peale harivat filmi vaatamist desinfitseeriti jalad ning suunduti avastama kalakasvatuse telgitaguseid. Lõhepojad ei lasknud ennast ratturite suurest hulgast häirida ning demonstreerisid entusiastlikult enda kiiret ujumisoskust. Jalad puhtad, kalad toidetud, istuti taas kord ratta selga ning suunduti edasi Mõdriku suunas. Mõdriku mõisas ootas 4 rattureid kosutav lõunasöök. Hamba alla sai nii vürtsika võileiva kui ka moosist pakatava saiaviilu. Kui hea. Peale kosutavat lõunasööki ootas rattureid ees matka sponsorite poolt välja pandud üllatus. Vaatame, mis mul siia näppu jäi. Siiri talvistu. Auhinnad kätte saadud, ajalooline Mõdriku mõis avastatud, suunduti päikese saatel päeva pikimale rajalõigule. Huljal esines ratturitele Arugrupi ukse ja aknatehase juhatuse esimees Juhan Viise. Muuhulgas saadi teada, et 10 aastat tagasi algatas ettevõtte Kadrinas toimuva projekteerimisvõistluse Kadrina, mis tänaseks on toonud linnale Eesti AutoCAD-i pealinna tiitli. See oli päris muljetavaldav ju, see Kadrina competition ja nii tore, et ettevõtte juht oli sellest nii suures vaimustusest, nii et ma arvan, et tubli, iga linn võiks mingi pealinna tiitli saada ja ma arvan, et on selle auga ära teinud. Juhan Viise juhtimisel suunduti jalgratastel mõnisada meetrit eemal paikneva tootmiskompleksi poole. Ratturite üllatuseks ei pidanudki sõiduvahendeid aia äärde parkima ja 2-rattaliste abiga siseneti Arugrupi suurde ja põnevasse maailma. Kompleksis oli 10 hoonet, millest igaüks täitis oma funktsiooni mitmekesises tootmisprotsessis. Mulle meeldis, et me saime tõesti tehases ratastega käia, see on nagu rattaeskursioon, ma ei tea, sihukest asja ei ole ennem nähtud ja vist ei nähta ka enam tulevikus, nii et see oli väga vinge. Ekskursiooni lõpuks oli selge, et peale uste ja akende toodetakse ka treppe, liimpuidust komponenti ja lausa maju. See ettevõtja, kes meile oma aknaukse tehast näitas, oli väga sümpaatne. Ma arvan, et kõik ettevõtjad peaks tulema nii targad, haritud ja toredad. Silmaring laiendatud, väljusid rõõmsad ratturid Arugrupi väravatest ning jätkasid teekonda Kadrina suunas. Kas oled kuulnud varem seda? Mis sulle rattamatkast kõige rohkem meelde jääb? See valu, mis istmiku all on, kui sa oled läbinud 140 kilomeetri, ma arvan, et see jääb mulle kõige rohkem meelde. Tänavuse matka juures oli hästi lahe programm. Mulle meeldis see, et meil oli 5 ettevõtte külastust, oli hästi palju kultuuriprogrammi, huvitavaid inimesi, muuseumeid ja kohti. Seal, kus suvi kuum on kuul, sinu suvised kleidid ja su suvi kuum on kuul, Hispaania. Kas sa oled varem matkanud nii palju? Rattaga ei ole. Mul oli suur hirm, ma mõtlesin, et ma ei ole suuteline, aga ma pean tunnistama, et ma võiks veel sõita praegu. Marsruut oli väga paras tegelikult. Ja hea, et viimaseks päevaks üle ka ei pingutatud, see oli ka tore. Päeva läbisõit oli 55 kilomeetrit, kogu matka läbisõit 204 kilomeetrit.
a lap around. Yeah, holla at your boy if you need a ride. If you roll with me, yeah, you know we rolling hop on them 37 needles. Windows tinted, hard to see though how fresh my baby is in a shotgun seat.